Impressionism on 19. sajandi peamine kunstikool. See tulenes sellest, et kunstnikud ei olnud valitseva olukorraga rahul, kuna kunst ei andvat edasi tegelikkust. Seega hakkas Pariisi kunstnike rühm korraldama 1860. aastal näitusi, kus esitleti senisest teistmoodi maalikunsti. Nad nimetasid, et Monet maali impressioon tõuseb väike järgi impressionistideks. Impressionismile omasteks tunnusteks võetakse väikseid jookseid pintslitõmbeid, heledaid värve, hetke mulje tabamist ning igapäevaste teemade käsitlemist ebatavaliste rakursside alt. Ning sageli töötasid kunstnikud ka vabas õhus. Akademistlik ja klassitsistlik koolkond oli vähenenud ning publik hakkas harjuma uute voolude ja stiilidega, andis see hea aluse fovismi tekkele. Moodsa kunsti arengule aitas kaasa Pariisis 1900. aastal asutatud sügissalong, kus hakkas silmapaistma kunstnike rühmitus ja joonistused olid tinglikud, kuid värvid käivad lubendulisse aastal laikude ja pintsilidega. Foovide nimekust tunneb prantsuskeelsest sõnast väljendasid ekspressionismid rahutust, ühiskonnakriitikat ja maailmavalu. Oma suhtumist maailma andsid edasi nad esemete ja inimeste deformeerimise teel. Lihtsustatud joonised ning toored värvikontrastid ja samuti ka porised toonid on samuti väga omased tunnused ekspressionismile. Kubism hakkas kunstivooluna arenema Pariisis 1907. aastal. Kubismi nimetus tulenes Cézanne'i loomingu püüdest taandada loodus geomeetrilisteks vormideks. Kubistide eesmärk oli vabastada teos jutustavast sisust ja kujutada esemeid geomeetrilistena, tükeldatuna või mitmest vaatenurgast. Põhilisteks väljendusvahenditeks ei olnud mitte värv nagu foovidel, vaid pinnad, jooned ja heletumedusega edasi antud mahud. Kubism jagunes ka veel 2 alalüliks, analüütiliseks ja sünteetiliseks. Futurism tuleneb itaaliakeelsest sõnast tulevik ning futuristide eesmärgiks oligi luua kunsti, mis katkestaks sideme minevikuga ja lähtuks tulevikust, kuna noored itaallased tunnetasid, et on muust maailmast maha jäänud. Arenes välja manifestidest ning eesvedajaks oli Itaalia kirjanik Marinetti, kes kuulutas, et vana kunst on kõlbmatu ja muuseumid on surnuaiad. Futuristid ülistasid enda kunstiväljenduses kiirust, dünaamikat ja liikumist. Nad vaimustusid tehnika arengust, mis oli nende jaoks väärtuslikum kui inimhinge probleemid.
Abstraktsionismi rajajaks on Vassili Kandinski. Abstraktsionism, see on looduse kujutamine, kuid mitte esmajärgulisena, vaid teisejärgulisena. Just nimelt. Nüüd on lihtsalt loodust moonutatud või lihtsustatud. Kunstnikud kaotasid oma töödes alguses nähtava maailma äratuntavuse ja asendasid selle abstraktse ehk mitte figuratiivse kunstiga. Dada ehk antikunst kujunes esimese maailmasõja ajal. 1916. aastal asutati Zürichis Voltaire kabaree, kus seltskond kunstnikke šokeeris publikut skandaalsete etenduste, müramuusika ja seosetute luuleõhtutega, naeruvääristades ilu ja poliitilisi ideaale. Dadaism levis eelkõige trükistena ehk siis plakatite, lendlehtede ja ajakirjade kaudu. Dada eesmärgiks oli panna inimesi mõtlema, neid šokeerida ja äratada. Sürrealism sai alguse esimese maailmasõja järgses Pariisis ning kunstivoolu vaimseks liidriks oli kirjanik André Breton, kes avaldas 1924. aastal sürrealistide manifesti. Tema otsis positiivsemat väljundit kui Dadale omane. Sürrealistide eesmärgiks oli elu ja kunsti piiride kaotamine või muutmine ning põhilisteks joonteks fantaasia, unenäolisus ning samuti ka hullumeelsus ja lapselikkus. Popkunst kerkis esile 50. ja 60. nii Inglismaal kui ka USA's ning see on kunstivool, mis muutis kunsti rahvale taas arusaadavaks. Popkunst on populaarne ja mõjub massidele, sest ei eelda suuri teadmisi ega kunstialast ettevalmistust. Iseloomustavateks tunnusteks on kirkad värvid, motiivide kordus ja suure mõõtmelisus. Samuti on kasutatud kummalisi materjale ja tehnikaid, nagu assemblage, collage, ready-made ja installatsioon. 1960. levisid Lääne-Euroopas ja USA's ideed, mille lähtekohaks oli noorte loobumine vanema põlvkonna eluväärtustest. Perioodi ilmestab hipide liikumine, rockikultuuri levi, sex, drugs and rock'n'roll, elustiil ja muuseumine. Hakati eeskuju võtma dadaistidelt, kuid liiguti siseruumidest välja ja kunstiobjektide asemel pakuti sündmuse, protsesse ja omakorda rituaale. Performance on tegevus kunstiliik, milles kunstniku juhatuse vahel kakkuvate osalusel luuakse improvisatsiooniline etendus. Oli ka selline rõhmitus nagu fluxus, kuhu kuulusid kunstnikud, heliloojad, disainerid ja arhitektid, kes viljelesid müramuusikat, neodada, performanceid, avangardistlikku kirjandust ja nii edasi. Eesmärgiks luua sündmusi, mis oleks sotsiaalsed.